tulemast, sõber! Nii tore on sind jälle näha! Täna loen ma sulle teise peatüki sellest toredast raamatust. Esimeses peatükis said sa teada seda, kes meid käib leiutajate külas üles äratamas. See on kärbes Jaak, mäletad, eks? Aga vaatame, mida vahvad minuga juhtub teises peatükis. Oled sa valmis kuulama? Väga hea, kohe saan siis alustada. Teine peatükk, milles Giovanni leiutab purskkaevu ja põrsad peavad padjasõda. Lotte kogistas oma pannkoogid kiiresti alla ning vedas siis ninaga õhku. Tõotas tulla ilus soe päev. Just selline päev, mil ühe hakka ja koeratüdruku ees on lahti terve maailm. Sellisel hommikul ei tundunud miski võimatu. Õhtu oli alles nii kaugel ja enne seda võis juhtuda uskumatuid asju ning tulla ette kõige pöörasemaid seiklusi. Ning Lotte soovis, et need tuleksid talle vastu nüüd kohe. Aga esialgu ei paistnud mitte ainsatki seiklust ligi sammumas. Lottet see ei üllatanud ega kurvastanud. Ta teadis, et seiklustega ongi nii. Nad ei tule kunagi ise sinu juurde. Ei, nad on liiga arad ja ettevaatlikud ning kükitavad vaikselt peidus. Sa pead nad ise välja nuuskima ja neil sabast kinni võtma. Lotte oskas seda päris hästi. Tal oli seikluste avastamiseks hea nina. Tuli ainult hästi tähelepanelik olla ja igasse auku ning urkasse sisse kiigata. Seiklus võis redutada kus tahes. Kas või siinsamas naabrite Giovanni ja Julia juures. Lotte ronis üle aia ning torkas pearebaste maja aknast sisse. Onu Giovanni istus laua taga ning ehitas pottidest ja pannidest mingit imelikku riistapuud. Onu Giovanni oli samuti leiutaja, nii nagu Lottegi isa. Üldse elas külas tohutul hulgal leiutajaid, sellest ka küla nimi, Leiutajate küla. Neile kõigile meeldis uusi masinaid välja mõelda ning kord aastas korraldati küla keskväljakul suur võistlus, kus kõik leiutajad näitasid, mida nad sedapuhku on välja nuputanud. Kõige kasulikum masin sai auhinna, suure kuldse karika. Eelmisel aastal oli selle võitnud Lotte isa Oskar. Tegelikult oli tal kodus terve kapp selliseid karikaid täis. Oskar oli väga andekas leiutaja. Aga ka paljud teised külaelanikud olid aastate jooksul auhindu võitnud, teiste hulgas onu Giovanni. Lotte oli kindel, et see imelik kaadervärk, mis naabrite laual vabises ja vett välja ajas, oligi Giovanni uus leiutis. Lotte tahtis juba vaikselt edasi minna, sest ta teadis, et leiutajatele ei meeldi, kui nende pooleli olevaid töid vahitakse. Aga siis astus tuppa tädi Julia. Onu Giovanni punasejuukseline naine ja karjus. Mida see tähendab, Giovanni? Mamma mia, mina tahan lõunaks makarone keeta, aga kastrul on kadunud. Mina otsin igalt poolt, mõtlen juba, et ma olen hulluks läinud, sest kuidas saab üks kastrul ära kaduda? Kastrulil pole ju jalgu all, et tema võiks uksest välja kõndida. Ja nüüd, tere hommikust! Mida ma näen? Sina oled minu kastrulist endale torni ehitanud. Tore. Ja kõik minu teised kööginõud on ka siin. Millega ma sinu meelest nüüd süüa teen? Kas sina minu köögiriistadest torni ehitad? See pole torn, karjus Giovanni. Naine, kas sina pime oled? See on purskkaev. Purskkaev? Oh, taevas, ahetas Julia. Giovanni, mida teeb meie köögist purskkaev? Anna kastrul kohe siia. Mina tahan makaronid keema panna. Kastrul on makaronide keetmiseks, mitte purskamiseks. Ta tõmbas Giovanni meeleheitlikest karjetest hoolimata
karstruli purskkaevu küljest lahti ning marssis kööki. Lottel oli olnud Giovannist natuke kahju. Ta kummardas aknast sisse ja sosistas. Onu Giovanni, proovi sõela. Sõel sobibki purskkaevu jaoks paremini. Giovanni jõllitas teda algus üllatunult. Siis puhkes õnnelikult naerma, suudles Lottet mõlemale põsele ja tormas sõela otsima. Lotte kõndis rahulolevalt edasi. Ta oli tihti mõelnud, kas mitte hakata ka ise tulevikus leiutajaks. See amet tundus tore ja Lottele paistis, et tal peaks selle jaoks ka annet jätkuma. Näed, kui lihtsalt oli ta osanud onu Giovannit aidata. Eks see ole ka loomulik. Ta on ju kuulsa leiutaja tütar. Jah, leiutaja oleks vahva olla küll. Ainuke paha asi oli see, et maailmas oli veel teisigi vahvaid ameteid, nagu näiteks tuletõrjuja ja mustkunstnik ja korstnapühkija ja lendur ja filminäitleja ja kosmonaut. Lotte oleks tahtnud neid kõiki proovida. Kõige rohkem siin ilmas kartis Lotte just seda, et ta mõnest põnevast asjast ilma jääb. Ta muutus kohutavalt närviliseks, mõeldes, kui suur on maailm ja kui palju seal leidub seiklusi, millest tema midagi ei tea. Samal hetkel tabas Lottet näkku padi. See võinuks tunduda kummaline, sest tavaliselt ju ei lenda õues padjad, vaid ikka linnud ja putukad, aga Lotte teadis väga hästi, kust see padi pärit on. Ta oli just jõudnud sigade majani. Selles majas elasid tädi Helmi ja onu Uno ning nende 3 väikest põrsapoega. Üldiselt meeldis Lottele teiste lastega mängida, no kellele siis ei meeldiks. Mängida on tore ja Lotte armastas mürada, turnida ning koledat sõjakisa teha. Ta võis möllata tundide kaupa, aga sigade juures väsis isegi tema ära. Põrsad ei seisnud üldse paigal ja ruigasid vahet pidamata. Pealegi tahtsid nad mängida ainult padjasõda. Lottel polnud ka selle mängu vastu midagi, aga hommikust õhtuni ta patju loopida küll ei viitsinud. Ta katsus põrsastele teisi mänge õpetada, aga see oli täiesti lootusetu. Sa võisid ju võtta kapist välja näiteks mängu Reis ümber maailma, aga põrsad ei hoolinud sellest põrmugi. Nad ainult killusid peenikese häälega ja loopisid patjadega nupud laiali. Ning mis kõige hullem, täpselt samasugune padjasõda haige oli ka nende isa Uno. Suu naerust kõrvuni möllas ta päevad läbi koos oma poegadega ja loopis patju, ise jämeda häälega huilates. Ainult tädi Helmi ei võtnud lõputust padjasõjast osa. Tema oli leiutaja, aga eks igaüks võib ise ette kujutada, mis tunne on leiutada, kui sulle pidevalt patju vastu pead loobitakse. Eriti mõnus see vist pole. Lotte teadis, et tema isa läheks hulluks, kui keegi tormaks tema töötuppa ning hakkaks seal patju pilduma. Ta täitsa imetles tädi Helmi vaprust ja kannatlikkust. Ei olnud kerge elada ühes majas koos 3 ulaka põrsa ning vallatu onu Unoga. Lotte tõstis aknast välja lennanud padja üles ja piilus tuppa. No jah, kõik oli just nii, nagu alati. Põrsad kriiskasid metsiku häälega, karglesid vooditel nagu kirbud ja loopisid patjadega onu Unot, kes oli endale voodilina ümber tõmmanud ja mängis kolli. Tädi Helmi istus nurgas, nokitses midagi õmmelda ja pomises aeg-ajalt, kui mõni padi teda selga tabas. Tasa, olge palun natukenegi aega vait. Ma ei saa niimoodi üldse leiutada. Lotte võttis hoogu ja virutas oma padja põrsaste sekka, nii et need ootamatust matsust selili lendasid.
ja voodis jalgu siputasid. Järgmisel hetkel olid nad jälle püsti ja saatsid vaimustunud riuete saatel oma padjad Lotte suunas teele. Lotte jõudis oma pea vaevalt eest ära tõmmata, kui padjaparv aknast välja tuhises ja seejärel kirsipuu okstesse kinni jäi. Nüüd peavad nad padjad puu otsast alla tooma ja tädi Helmi saab vähemalt 5 minutit rahu, mõtles Lotte. Ta näitas põrsastele pikka nina ja jooksis minema. Põrsaste rõõmsat kisa oli veel mitme kilomeetri kaugusele kuulda. Selline vahva lugu oli siis teine peatükk sellest raamatust. Oli ju naljakas. Aga järgmine kord loen ma sulle edasi ja siis vaatame, kellega järgmises peatükis kohtuda saab. Ma juba väga ootan sinuga jälle kohtumist. Nii kaua aga lehvitan ma sulle ja soovin väga ägedaid ja vahvaid mängupäevi sulle. Hei!